No tere! Meil on teile traditsiooniline selline nagu tangid, mis on põhimõtteliselt sellised asjad, mida ei ole võimalik süüa, aga selle tangide kohta kehtib üks reegel. See on šokolaadist ja seda annab süüa. Jah, nii on. No, proovime järele. Maitse, kui sa kättad, tangid võivad olla maitsvad siuksed šokolaadist tehtud tooted, mis on erinevates pakendis, erinevates sellistes karpides, mis on siis põhimõtteliselt me mõtlesime, et siit keskelt tuleb ka pooleks, aga ei. Huvitav asi, et tangid saavad ka olla šokolaadist. Mida veel välja ei mõelda? Mis võib veel olla šokolaadist? Telekas, kõlar, kõrvaklapid või pult hoopis šokolaadist. See sulab ju täiega, kuna tegelikult tangid ei ole üldse tegelikult šokolaadist, nagu te kõik teate, siis need on hoopis sellisest kõvast, tugevast materjalist, millega kui hakata sööma seda tavalist tange, siis see on ju täiesti mõttetu ja täiesti ebaloogiline. Aga mis puutub šokolaaditangidesse, siis lasege aga hea maitsta. Look at this. No comments. Funny. Tangid. Šokolaadist tangid. Ja kujutage ette, šokolaadist tangid on kohe ära söödud. Proovige aga tavalisi tange niimoodi süüa. Ei õnnestu. Ja kes seda hakkakski tegema? Mitte üks normaalne inimene seda ei tee. Aga šokolaaditange, no jah, varred on alles. Tegelikult need päriselt on puidust, aga siin on šokolaadist. Ühe sõnaga, miks ma selle videot üldse teen? Mul oli terve see karp oli šokolaadist neid törristu täis. Ma sain sünnipäevaks kingiks need. Ma otsin kõige ägedamad
tööriista alles, mis üldse šokolaadist võimalik teha on. Tangid. Teised olen juba ammu ära söönud. Aga nüüd vorred on ikka alles veel. Täiesti hea ja söödav šokolaadist. Kuidas seda mainida? Tangide, mis varred. Need ei saa ju mitte kuidas sa muidu mainid ja mismoodi sa siis selgeks teed, mismoodi neid kutsuda siis, kui neid enam näeb rohkem välja kui suge huvitav. Kui ma ütleks inimesele, et mis asi see tegelikult šokolaadist ja tööriistadest alles jäädav asi on, siis ta ei arvagi ära, et kas see on tangide või mis tööriistaga tegemist on. Ilmselt ei oskagi öelda, jah. Aga noh, kui nüüd järgi mõelda, tangid. Ja. See on huvitav, kuidas on inimestel fantaasiamassa selles suhtes, et teevad maailmas üle maailma sellised šokolaadist tooteid nagu tööriistad, nagu kodumajandus, toidunõud või mingisugused kas või kohvimasin, mida annab siis küll päris kõvasti süüa, sest see on päris suur. Kujutlete šokolaadist kohvimasin. Aga no väiksemaid asju, näiteks igasugused õmblemis nagu nõelad, õmblemistööristad, mida iganes. Kõiki asju välja mõeldud, mida võib šokolaadist teha. See on kindel, et see nagu sellised tööriistad, mis kannab veel nime Vahva Meister. On küll väga omapärane. Peaks tunnistama, et soovitan teilgi seda kõike järgi proovida, nii et peate poest ostma minema. Teil kõik tõsine värk selles suhtes, et uurida, kus kohast neid kui leida võiks, aga suures kaubanduses, aga kindlasti neid leidub ja noh, selles suhtes, et kui te lähete mingi suurde kaubandusse, siis seal on neid maiustusi ja asju ikka nii palju, et kas kohe silma hakkabki. Aga igas maakohas ja erinevates riikides, mida iganes, kus kohas, erinevates nimedes, erinevates toodete teaste valmistatud tööriistad. Nad on erinevate nimedega kindlasti ja selles suhtes on sellega noh, igas kohas ka erinevad. Näiteks mõnes kohas lihtsalt on lihtsalt tööriistad, šokolaadist tööriistad on kirjutatud, aga mitte mingi. Meie Eestis on ikka Vahva Meister, aga näiteks kuskil kaugel, tea kus kaugel on hoopis teised nimed. Aga mis sellest,
me tahtsime teile lihtsalt näidata seda kõike, mismoodi see kõik siin, see huvitav protsess meil siin välja näeb, kui me seda šokolaadist tööriista tange sööme ja teile siis demonstreerime teile seda kõike siin. Ma tänan teid. Thank you, et te meid vaatasite. Tšau.